Täki! Tervist, täna on 24. juuli ja täna läheme nüüd siis paneme vutid sinna enda seinapäärse puuri ära, esimesed. Ja ma arvan, et esimeseks saavad olema need valged, et mul on puur kaasas, korjame need puuri sisse ja siis viime juba nad sinna tibumajja, kus puur on juba seina peal. No nii, ega see püüdmine nüüd teab, mis lihtne ei tule, aga anname endast parima. Siin nad on. No nii, valged vutid on nüüd puuris ja viime nad siis tibumajja. Vutipuur on nüüd siis praeguse seisuga siin tibumajas seina peal. Et see oli see boks, kus vutid ise olid tegelikult. Et siia nüüd seina peal paneme 2 kihti vutipuure siia nurka. Et see heina kogumiskoht läheb ka siit ära. Ja vutid on praegu puuris maas, nii et tõstame nad nüüd sisse. Vutid minu taga on nüüd uues puuris. Muna veeremise tõkkeks panin ka väikse lihtsalt sükse võre siia traadist ja nüüd ma lähen toon vee ja söögi sisse ära ja siis juba näeme, kuidas puur toimib. Nüüd on ainuke töö teha veel, et eraldada vutikuked vutikanadest, aga nende vutidega, kes on valged, on see väga raske, sest ausalt ma ei tea, kas neil vahet teha. Kui ma saan aru, et kukk kireb, siis ma tean kindlalt, et see on kukk, aga niimoodi peale vaadates ma ei tea, millal on emane või lisane. Et kui keegi teab, siis andke nõu. Nüüd on vutidel söökjook ees. Praegu seisuga on tavaline väike automaatsöötja seal sees. Et ma ei ole ühendanud neid nippeljootjaid veel sellepärast, et ma avastasin, mul ei ole kodus lihtsalt õigeid juppe selle jaoks. Aga ma teen selle lähiajal ka ära, et siis saab selle jootja siis juba välja ja siis neil on rohkem ruumi. Aga põhimõtteliselt 20 vutti siin puuris on jumalast okei. Suurus ja kuked tulevad siit veel välja, kui me need ära sorteerime. Võt, aga vutid on seina peal ja siis vaatame juba edasi, kuidas need munad siia ette veerevad ja siis tundub põnev. Ja siis näeme ka, et kas puur töötab hästi või mitte, sellepärast, et eks see on ju ka natuke katsetus on ja. Ja kui ta ennast õigustab, siis ma teen juba järgmise puuri, et siis peaks tumedad vutid sinna panema ja siis 2 kihti võtta siia. Täna on 26. juuli ja nagu te juba aru saate, siis see tänane video on niisugune juppidest kokku erinevate päevade pealt, aga täna on see päev, kus me paneme siis väiksed pardid, kes on tibumajas, väiksed pardid ja kanatibud kanatraktorisse, et nad saaksid ka uue päikese kätte, et nad on juba piisavalt suured, et lampi enam ei vaja ja teeme selle ära. Nagu ma kunagi, kui ma ehitasin seda kanatraktorit, ehitasin selle siis täpselt selle järgi, et ma suudaks seda üksi liigutada, ühest koos teise vedada. Et nii ta läbimõeldud sai. Pisike kanatraktor on nüüd siin tibumaja juures, et toome siis tibutõue ja siis paneme neile söögijoogi ette ja ongi jälle tore asi tehtud. No nii, tibud on õues, söökjook on ees, lambad lähevad tibumajja. Et need linnud on siis esimest korda õues nüüd, et nad on natukene siuksed arglikud, pelglikud tänu sellele, et nad ei ole kunagi õues olnud, aga nüüd nad on päikese käes ja nüüd nad, seda tervislikum neile see olukord on, saavad värske rohu peale siia ja varsti nad on väga happy'd siin. Ja mul on ka üli hea meel selle üle, et meie vutipuur töötab väga hästi, näete. Täna on siin juba 2 muna veerenud siia ette ilusti, et see munad veerevad ette, see süsteem töötab väga buenolt niimoodi, et nüüd on ainuke asi veel ühendada automaatjootjad ilusti ära, aga vutid on happy'd ja tundub, et munevad isegi paremini kui seal lahti olevas suures puuris, sellepärast, et siin nad on oma ette ilusti ja nad ei ole stressis. Nad ei ole seal liigutamisega ka stressi läinud, nad munevad isegi paremini praegu. Siuke värk.
Vaadake, kui üliäge on see, kuidas lambad on teinud pöösad alt kõik niimoodi paljaks, et põhimõtteliselt natuke aega veel ja siis on kõik need aiasisesed pöösad ilusti alt niimoodi näed läbi, et ei ole seda võimalust partidel, et nad saavad munejubedalt ära peita, mida neile meeldib teha ikka kevadeti. Et auduma minna, et siis saab ikkagi munad üles leida kõik. Üks asi veel on siukene, et hakkame jõudma sinna kohta, kus on näha, kes on emane part, kes on isane part. Ja noh, nagu teada on, siis vähemalt pooled on isased. Ja nüüd on see koht, kus siis kõigile, kes soovib äkki mõnda isast parti endale koju lemmikloomaks, siis praegu on see võimalus, et ma proovin leida ikkagi kõigepealt partidele elusalt kodu ja kui see ei õnnestu, siis ei jää muud üle, kui tuleb teha nad lihaks, mis käib selle elu juurde muidugi, see on nagu paratamatu osa, aga ma ikkagi prooviks leida neile kõigepealt elusast peast kodu, et nad saavad lemmikloomaks kellelegi, aga kui seda ei ole, siis tuleb teha nad lihaks. Ja nii on, et vot, kui kellelgi on soovi, siis kirjutage ja kui kellelgi ei ole soovi, siis tuleb teha ilmselgelt ka video sellest, kuidas me teeme lihaks need pardid, kes ei lähe üle talve, sellepärast, et muidu me ei saa neid niisama toita, lihtsalt see ongi asi, see on liiga kulukas pidada hunnik isaseid parte. No nii, nüüd on kell 9 õhtul ja ma mõtlesin, et ma panen täna pardid natuke varem kinni, tavaliselt ma panen 10 ajal, aga mõtlesin, et on õige aeg, et siis mul on natuke valgust ka, et ma näitan teile, kuidas siis õhtune protseduur välja näeb. Nagu te kuulete juba, siis nad näevad, ma tulen, õhtu on käes. Taki, taki, taki! Taki, taki, taki! Et selle kutse peale nad tulevad alati. Vaadake, kus nad tormavad. Taki, taki, taki! Nad kogunevad kokku kõik siia ette ja siis lähme sisse. Lammastel natukene leiba maha. Taki, taki, taki! Taki, taki, taki! Ja nii nad lähevadki. Tavaliselt on mõni jonnakas. Mida rohkem õhtupoole see olukord olema hakkab, seda paremini nad sisse lähevad. Kui on mõni jonnakas, siis me peame teda natuke tagant lükkama. Nagu need 2 tükki siin praegu. Aga üldplaanis on lihtne. Ja lähevad ilusti õhtul ise sisse. Sellepärast minu söötmine ongi pigem suuremas koguses õhtul kui hommikul. Et saada nad ilusti kinni, kui päike läheb juba puude taha, siis nad näevad, et hakkab toitmisaeg tulema ja kohe on kisa lahti, kui ma tulen, nad juba kogunevad siia ette ja tormavad sisse. Need tüübid, kes on kanatraktoris, et need ma vean õhtuks tibumajja tagasi üles lihtsalt. See üks suurem, keda te nägite, see, kes on natuke varem koornud ja on üpris pirakas, et selle ma viin täna õhtul sinna teiste partide juurde juba, et homme saab tema juba tiigi peale minna. Aga teised viin ruttu tibumajja nüüd ära. Lähme siime tibude juures selle suure sõbra suurde aeda, et ta saab homme juba kogeda uut põnevat elu. Ta on natuke hirmul, aga sellest ei ole midagi. Ja et õhtuse ringi juurde kuulub siis veel see, et vaatan üle vutid, kas söökjook on olemas ikka, tibumajja, sest tibumajas rohkem tibusid ei ole, käin inkubaatoriruumist läbi, kas on kõik seal õigesti, hästi. Paitan natukene jäärapoisse, lambaid ja ongi õhtu käes. Ja hommikul siis jälle välja. Ja veel kord tõesti, et kui teil on tahtmist pakkuda kodu mõnele isasele pardile, kindlasti kui tahate lihtsalt paari leiame emase ka talle kõrvale juurde, aga et
kõigepealt siis eelistame seda varianti, et leiame uued kodud isastele partidele. Praegu seisuga minu arust on juba 5 isast parti. Nii et kellel on huvi, kirjutage julgelt ja kui huvilisi ei tule meil siin 2 nädala jooksul, siis peame hakkama mõtlema selle peale, et need 5 isast parti lähevad siis külmkappi. Suur tänu kõigile, kes jälgivad, kes vaatasid meie tänast videot, kes elavad kaasa, kes soovitavad sõpradele. Suur tänu teile. Kõike põnevat on veel tulemas, proovin hoida teid kursis, kuidas maaelu siin Risto Ränk Farming talus on ja arengud toimuvad. Ma ise olen üpris rahul, teen nii palju kui jõuan ja igati on äge suvi selles mõttes, et kõik head teile ja näeme siis juba jälle, mis siis on reedel, on ja. Nii et tšau!